Head õpetajad, lapsevanemad, koolikaaslased, külalised ning kallid lõpetajad. Tere tulemast Kohila gümnaasiumi 67. lennu lõpuaktusele. Täna on eriline päev. See hetk, mil peatume ja vaatame tagasi teekonnale, mis sai alguse 12 aastat tagasi, väikeste sammudega koolimajja astudes, teadmiste maailma sukeldudes, sõpru leides ning iseennast ja oma tegevusi tundma õppides. Need aastad on olnud täis õppimist, avastusi, rõõme ja väljakutseid. Kõike seda, mis teeb koolidest kordumatu ja väärtusliku osa elust. Täna seisan uue alguse lävel. Iga lõpetaja on valmis astuma iseseisvuse ja eneseteostuse suunas. Varustatuna teadmiste, kogemuste ja unistustega. Selle päeva keskmes olete teie, kallid lõpetajad. Täna tähistame teie saavutusi, teie kasvu ning teie sihikindlust. Olgu see päev uhkuse ja tänutunde hetk nii teile endile kui ka kõigile, kes on teid sellel teel on toetanud. Nüüd on meil au kutsuda teie ette Kohila gümnaasiumi direktori Marko Kaljurõe. Head lõpetajad, austatud lapsevanemad, õpetajad, klassijuhatajad, külalised ja vallavanem. Täna on tõesti suur päev. Täna lõpetab Kohila gümnaasiumi 67. lend ja see lend on ka minu jaoks pisut eriline. Kui mina alustasin Kohila gümnaasiumis direktorina, siis teie alustasite samal sügisel 10. klassis gümnaasiumi. Meie ühine teekond algas ühel ja samal stardijoonel. Teie alustasite gümnaasiumis, mina alustasin direktorina. 3 aastat hiljem oleme kõik, olete õigene teie, jõudnud ühe olulise finissi. Kuigi, kui päris aus olla, siis vahel tundus, et finissioon liigub eest ära umbes sama kiiresti, kui matemaatikaeksami kuupäev läheneb. Mäletan hästi ka neid tunde, kus osa teist õppis minu käe all meediat. Tollal tuli välja mõelda nimi koolilehele. Nagu igas heas loovtöös sündis ideid palju, kuid lõpuks jäi sõelale nimi, mis on tänaseni alles koolivaja. Pean tunnistama, et see nimi osutus prohvetlikuks, sest teie kaja on olnud koolimajas kuulda kogu nende 3 aasta jooksul gümnaasiumis. See on kostnud klassiruumidest, spordisaalist, kooliüritustelt ja mõnikord ka koridoridest sellise energiaga, et õpetajad ei pidanud isegi vaatama, milline lend parajasti liikvel on. Spordis räägitakse sageli hooajast. Kui mõelda teie gümnaasiumi ajale kui ühele pikale hooajale, siis sinna mahtus kõike. Võite ja kaotusi, isiklikke rekordeid ja hetki meil tundus, et vorm pole just kõige parem. Mõne päeva lõpus tundus, et kõik läheb suurepäraselt, mõned teisel päeval oli juba võit seegi, et õigeks ajaks tundi jõudsite. Aga kõige tähtsam on see, et te tulite lõpuni välja. Ja see ongi võitjate tunnus. Tänavu elas kogu Eesti kaasa Milano Cortina tali olümpiamängudele. Eesti sportlastel läks seal väga hästi ning meie riik rõõmustas olümpiahõbe. Kuid Kohila gümnaasiumi medalitabel on samuti muljet avaldav. Meie 67. lennu saagiks jäi 1 kuldmedal ja 2 hõbemedalit. Kuldmedaliga lõpetab Maarja Vahi. Ja mitte lihtsalt kuldmedaliga. Maarja otsustas matemaatika riigieksamil saavutada tulemuse, mida matemaatikud nimetavad täisarvuks ja ülejäänud inimesed imeks. 100 punkti 100. See on tulemus, milleni jõudmiseks on vaja annet, pühendumist, töökust ja järjekindlust. Palju õnne, Maarja, tõepoolest. Hõbemedaliga lõpetavad Liisbeth Lillemaa ja Arvo Paju.
nagu igal heal võistkonnal, ei sünni edu ainult üksikute tähtede najal. Kui vaadata kogu 67. lennu tulemusi, siis on põhjust uhkust tunda kogu lennu üle. Teie riigieksamite tulemused ületasid nii Rapla maakonna kui ka Eesti Vabariigi keskmise tulemusi. See tähendab, et ei olnud edukad ainult üksikutes alades, vaid terve meeskonnana. Spordikeeles öeldes ei võidnud meil ainult üks sportlane medali, vaid kogu võistkond tegi tugeva turniiri. Ja selle üle võib uhkust tunda iga lõpetaja, õpetaja ja lapsevanem siin saalis. Loomulikult ei võida ükski meeskond ilma treeneriteta. Täna tahan eelmiselt tänada teie klassijuhatajad Michalit ja Eliet. 3 aasta jooksul, aplaus. 3 aasta jooksul on nad olnud korraga treenerid, motiveerijad, nõustajad, strateegid ja vahel ilmselt ka kriisijuhtimise spetsialistid. Aitäh teile, Mihhail ja Pelja. Suur tänu kuulub ka teile, head õpetajad, ja muidugi lapsevanematele, sest ükski noor ei jõua finišisse päris üksinda. Iga medal, iga hea tulemus ja iga saavutatud eesmärk annab endas ka nende inimeste panust, kes on olnud kõrval toeks ja julgustuseks. Head lõpetajad, täna saate lõputunnistuse, seal nad on sinu ees. See dokument kinnitab, et olete edukalt läbinud gümnaasiumi. Kahjuks ei ole tunnistusega kaasa pandud kasutusjuhendit pealkirjaga kuidas olla täiskasvanu. See tuleb nüüd teie endal kirjutada ja üles leida. Ja kui spordikeeles lõpetada, siis täna ei ole tegelikult teie karjääri lõpp. Täna lõpeb ainult üks edukas hooaeg. Uued võistlused, uued eesmärgid ja uued väljakutsed seisavad teil alles ees. Mõni teist läheb ülikooli, mõni tööle, mõni kaitseväkke ja mõni ei tea veel täpselt, kuhu tee viib. Ja see on täiesti normaalne. Ka kõige paremad sportlased ei tea stardijoonele astudes alati, milline saab olema kogu võistlus. Oluline on julgus minna rajale 67. lend. Soovin teile ilusat, edukat karjääri, mis te tulevikus teete ja tuult teile kõigile tiibadesse. Aitäh! Kauniks tavaks on saanud lõpuaktuse lipugrupi vahetus ja uuele lipugrupile koolilipu üleandmine. Teie ette tulevad lipugruppi ja toimub üleandmine. Esitab Maarja Vahi teile oma loomingulise loo Magus valus, mis sai vabariiklikul muusikaolümpiaadil 5. koha.
Mihhail Kirsinger. Head õpilased, lugupeetud lapsevanemad, kolleegid ja külalised. Täna on päev, mida olete kaua oodanud, vaid mis mõne jaoks saabus võib-olla ootamatult kiiresti. Täna lõpetate gümnaasiumi. Veidi vähem kui 3 aastat tagasi kohtusime esimest korda 1. septembril 2023. Teie astusite gümnaasiumisse juba selle kooli kogenud õpilastena ja mina alustasin Toila gümnaasiumist 90. nagu meie direktori. Meid kõiki ootasid ees uued väljakutsed ja uued kogemused. Paljud teist nägin alguses, kui tegelikult enamasti ainult 1 kord nädalas, sest ainetunde meil koos kohati ei olnud. Ja klassiõe tund toimus siis reedeti, ausaldades nii mõnelgi mõtte juba nädalavahetuses ning koolinädal tundus selleks hetkeks piisavalt pikk. Nende 3 aasta jooksul kogesime koos siiski päris palju, käisime koos Batuudi-keskuses, Vanikinos, põgenevustoas ja lasertaagis, külastasime Osmusaart, kus Meri meid korralikult proovile pani, mängisime bowlingut, külastasime Tammsaare talu, toimus isegi lennupulm ja suur osa lendas ka koos Krakows. Maarja ja Lisbeth, 12 B-klassist, siis osalesid ka projektis, mille käigus veediti üle 100 kilomeetri Alpides Saksamaal Itaaliasse. See oli ärev kogemus, mida kõik ei saanud kasutada, kuid kindlasti jääb osalejatega oma meelde. Nagu igas klassis olid meil ka omad erinevused. Mõned osalesid pea kõigis, mõned valisid neid ettevõtmisi, mis neil kõige enam huvi pakkusid. Kuid just see teebki ühest klassist klassi erinevad inimesed, erinevad huvid ja erinevad tugevused. Kõige äredamad meil on mulle siiski üks sündmus, mis ühendas peaaegu kogu lennu. Alguses tundus, et erinevad arvamused ja soovid võivad saada takistuseks, kuid siis, kui oli vaja ühise eesmärgi nimel pingutada, tegutsesime ühe meeskonnana. Igal ühel oli oma roll ja oma panus. Te näitasite, et kui olukord seda nõuab, oskate teha koostööd, toetada üksteist ning saavutada midagi tõeliselt märkimisväärset. Olin selle üle uhke siis ja olen seda ka praegu. Kui mõtlen tagasi meie algusele, siis tunnistan ausalt, et kohanemine ei olnud alati lihtne. Mõnikord oli meie arusaamad koolist, vastutusest, õppimisest ja käitumisest erinevad. Pidasime maha omad vaidlused ja vestlused. Kohtusime vahel sagedamini, kui keegi meist oleks soovinud. Kuid toimus areng, et muutused, mis olid teretulnud. Aastate jooksul nägin, kuidas te kasvasite, nägin, kuidas noormehed muutusid küpsemaks, loomulikult ka meie muutusid küpsemaks, kuidas suurenes vastutustunne, kuidas õpiti rohkem märkama nii iseennast kui ka teisi. Samm-sammult jõudsime sinna, kuhu lootsin jõuda juba meie esimese kohtumisel. 12 aastas mäletas seda soovi, mida meie esimese kohtumisel ütlesin. Arusaadav, et see oli see, et kõik need, kes me sel hetkel seal koos olime, lõpetaksime ka koos. Ja seda me teeme +1. Kertu oli vahepeal juurde või tegelikult siis tagasi. Eesmärk on täitunud. See on tore. Palju õnne teile 12. klass, 12. A-klass, 12. B-klass. Gümnaasiumi lõpetamine ei ole lõpp, vaid uue teekonna algus. Täna sulgub üks oluline peatükk, kuid ees ootavad uued võimalused, väljakutsed ja unistused. Aga lõpetuseks minu isiklik soov, mida tahaksin mina kui klassiõpilane teile kaasa anda,
mis väga hästi näitab, et õnn peitub väikestes asjades. See on Kelly palve. May you always have work for your hands to do. May your pockets hold always a coin or two. May the sun shine bright on your window pane. May the hand of a friend always be near you. May the rainbow be certain to follow each rain. May the hand of a friend always be near you. And may God fill your heart with gladness to cheer you. Ehk siis eesti keeles, olgu sinu kätel alati tööd, millel on tähendus. Olgu sinu taskus alati piisavad piderasime. Paistu päike soojad sinu aknale. Olgu sõprade toetus alati sinu lähedal. Ning täitu Jumal sinu süda rõõmu ja lootusega. Elagu 67. lend. Alustame lõputunnistuste üleandmisega 12. A-klassile. Armsad lõpetajad, head õpetajad, lugupeetud külalised. Me alustame gümnaasiumi lõputunnistuste piduliku üleandmisega. Tänaste lõpetajate klassijuhatajad Pirje Väljaots ja Michael Kirslinger on iga lõpetaja kohta kirja pannud mõned iseloomulikud ja südamlikud mõtted. Ja mul on suur au neid tunnistuste üleandmisel ette lugeda. Hea lõpetaja, ole kena, kui sa oled lõputunnistuse kätte saanud, siis anna oma allkirjaga õpilasraamatusse. Aga 12 A-klass. Anname välja gümnaasiumi lõputunnistuse kuldmedaliga ja kustutame kooli õpilaste nimekirjast. Premeerime kooli meenega väga hea õppeedukuse eest ja kanname kooli auraamatusse. Maarja Vahim. Kes teab täpselt, kuhu soovib jõuda ning liigub oma eesmärkide poole järjekindlalt. Ta seisab vaikselt, kuid kindlalt oma väärtuste ja põhimõtete eest. Tema ettevõtlikkust ja vastupidavust ilmestab ka erakordne saavutus. Ta on meie klassi ainus õpilane, kes on matkanud 103 kilomeetrit üle Alpide. Suurepäraste õpitulemuste eest kogu gümnaasiumi vältel eesti keeles, matemaatikas, bioloogias, füüsikas, keemias, muusikas ja kunstis tunnustame Maarjat Taime kiituskirjaga. Palju õnne! Anname välja gümnaasiumi lõputunnistuse ja kustutame kooli õpilaste nimekirjast. Karl Freiberg. Aastate jooksul teinud läbi märkimisväärse arengu ning kasvanud tasakaalukaks, viisakaks ja meeldivaks noormeheks. Ta oskab õppida nii kogemustest kui ka iseendast ning on näidanud üles arengutahet ja häid suhtlemisoskusi. Lisaks paistab Karl silma oma sportlikkuse ja lauluhäälega, olles mitmekülgne ja ettevõtlik noor inimene. Palju õnne lõpetamise puhul! Rasmus Freiberg. Rasmus on gümnaasiumi aastate jooksul teinud läbi märkimisväärse arengu ning kasvanud tasakaalukaks, tähelepanelikuks ja viisakaks noormeheks. Ta on õppinud kuulama, mõistma ja arvestama teistega, mis peegeldab tema küpsust ja arengut. Meelde jääb tema südamlik ja humoorikas roll jõulunäidendis, kus ta tõi päkapiku tegelaskujusse palju soojust ja loomingulisust.
Premeerime Rasmust kooli meenega heade õpitulemuste eest. Palju õnne! Lisette Hallmann. Lisette on rahulik, sõbralik ja usaldusväärne klassikaaslane, keda hinnatakse tema heatahtlikkuse ja sisukate mõtete poolest. Ta lööb aktiivselt kaasa klassi ettevõtmistes ning on näidanud julgust astuda mugavustsoonist välja, tehes oma hääle kuuldavaks ka raadios. Lisaks on Lisette pühendunud discgolfar, kes liigub järjekindlalt ja kindlalt oma eesmärkide poole. Palju õnne lõpetamise puhul! Emily Hein. Vastutustundlik noor inimene, kes oli paljude klassi ettevõtmiste eestvedaja ning aitas kaasa nende õnnestumisele. Ta näitas üles sihikindlust ja järjekindlust, ületades raskused ning jõudes koos klassiga edukalt gümnaasiumi lõpuni. Lisaks oli Emily õpilasfirma Krõmpsukas meeskonna liige, kelle töö pälvis tunnustust nii Raplamaa parima õpilasfirma tiitli kui ka Eesti parima õpilasfirma konkursi rahva lemmiku auhinna näol. Palju õnne lõpetamise puhul! Christopher Kabel. Christopher on sihikindel klassikaaslane, kes on gümnaasiumi aastate jooksul teinud läbi märkimisväärse arengu ning kujunenud küpsemaks ja teadlikumaks noormeheks. Ta ei karda eesmärkide nimel vaeva näha, mida näitab hästi tema pühendumus treeningutele ja järjekindel töö iseenda arendamisel. Kõige paremini tunneb ta end oma sõprade keskel. Palju õnne lõpetamise puhul! Vilja Kunimägi. Viljan on tagasihoidlik ja rahuliku loomuga noormees, kes hindab sõpru ning tunneb end kõige paremini oma lähedases sõprusringkonnas. Vaoshoitud oleku taga peitub loov ja omanäoline isiksus, kellele pakub erilist huvi muusika loomine ja produtseerimine. Oma pühendumuse ja huvi kaudu on ta leidnud viisi väljendada ideid ning arendada järjepidevalt oma loomingulisi oskusi. Palju õnne lõpetamise puhul! Helena Lest. Osaks on muusika ja orkestris musitseerimine. Tema lai silmaring, uudishimu ja oskus iseseisvalt mõelda muudavad vestlused temaga alati huvitavaks ja sisukaks. Sõbraliku, abivalmi ja ettevõtliku noorena on ta valmis vastutust võtma ning andis olulise panuse ka jõulunäidendi loomisse ja õnnestumisse. Premeerime Helenat kooli meenega hea õppeedukuse eest. Sten Meerbach. Sten on ettevõtlik ja energiline noormees, kes lööb aktiivselt kaasa erinevates ettevõtmistes ning ei karda oma arvamust avaldada. Ta oskab luua häid suhteid inimestega enda ümber ning on alati valmis märkama ja abistama neid, kes tuge vajavad.
tema tegutsemistahe, ettevõtja hing ja soov uusi väljakutseid vastu võtta annavad talle tugeva aluse tulevaste eesmärkide saavutamiseks. Premeerime Steniga kooli meenega hea õppeedukuse eest. Kertu Mäesalu. Kertu naasis 11. klassis taas oma endiste koolikaaslaste sekka ning tõi klassi kaasa enesekindluse ja kindlameelsuse. Ta julgeb oma arvamust avaldada ning seista selle eest, mida õigeks peab. Pingelistes olukordades tuleb eriti hästi esile tema sihikindlus, vastupidavus ja oskus viia alustatud asjad edukalt lõpuni. Palju õnne lõpetamisega! Foto ka palun. Karl Markus Männa. Karl Markus on ettevõtlik ja iseseisev noormees, kelle äripaist ja oskus võimalusi märgata paistsid silma juba kooli ajal. Ta andis klassi ettevõtmistesse oma panuse omal moel ning jäi meelde ka veenva rolliga jõulunäidendis. Tema praktiline mõtlemine, ettevõtlikkus ja tegudele suunatud suhtumine loovad tugeva aluse tulevasteks saavutusteks. Palju õnne lõpetamisega! Mikk Kaspar Ojala. Mikk Kaspar on sõbralik ja sportlik noormees, kelle hea tuju, energia ja huumorimeel teevad temast hinnatud kaaslase. Tema vahetu olek ja esinemisjulgus tulid hästi esile ka jõulunäidendis, kus ta kehastas meeldejäävat krutskilikku koolipoissi. Mikk on hea sõber, tore klassikaaslane ja inimene, kelle seltsis ei hakka kunagi igav. Palju õnne lõpetamisega! Kirke-Mari Preimaru. Kirke-Mari on vaikne ja tagasihoidlik klassikaaslane, kes paistab silma oma rahuliku loomuse, siira olemuse ja püsivusega. Hoolimata raskustest on ta näidanud üles vastupidavust ning liikunud järjekindlalt oma eesmärkide poole. Tantsimine on tema suur kirg, mis toob tema ellu rõõmu ja energiat ning peegeldab hästi tema pühendumust ja töökust. Palju õnne lõpetamise puhul! Lea Karola Schultz. Lea Karola on rahulik ja tagasihoidlik neiu, kes ei otsi tähelepanu, kuid paistab silma oma põhjalikkuse ja läbimõeldud tegutsemisega. Ta andis olulise panuse jõulunäidendi valmimisse nii kaasautori kui ka särava päkapiku rollis. Kuigi ta räägib vähe, on tema mõtted alati sisukad ning tema sihikindlus aitab tal kindlalt oma eesmärkide poole liikuda. Palju õnne lõpetamise puhul! Marita Stankevitš. Marita on rahulik ja tagasihoidlik noor inimene, kelle põhimõtted ja eesmärgid on kindlalt paigas. Ta hindab sisukaid arutelusid ning väljendab oma mõtteid ausalt ja läbimõeldult. Usaldusväärse ja kindlameelse inimesena jääb ta alati truuks iseendale ning liigub järjekindlalt oma valitud teed. Premeerime Maritat kooli meenega heade õppetulemuste
Gloria Vaak. Gloria on meie klassi tõeline päikeselaps, kelle sõbralikkus, soojus ja positiivne ellusuhtumine loovad enda ümber rõõmsa ning toetava õhkkonna. Ta märkab inimesi enda ümber, on alati valmis aitama ning lööb aktiivselt kaasa klassi ühistes ettevõtmistes. Tema loovus, pühendumus ja hea meeskonnavaim tulid hästi esile ka jõulunäidendi kaasautorina ning jäävad klassikaaslastele kindlasti meelde. Premeerime Gloriat kooli meenega heade õpitulemuste eest. Palju Kauri Vaarmets. Kauri on enesekindel noormees, kes julgeb oma arvamust väljendada ning pühendub täielikult teemadele, mis teda tõeliselt kõnetavad. Tema ettevõtlikkus, hea ärivaist ja oskus võimalusi märgata tulid hästi esile õpilasfirma tegevuses. Julgus seada suuri eesmärke, unistada ja tegutseda aitab tal kujundada oma teed ka tulevikus. Palju õnne! Miron Letkal. Sportlane, kes on edukalt ühendanud kõrgel tasemel jalgpalli mängimise ja õppetöö. Sport on õpetanud talle distsipliini, sihikindlust ja oskust oma aega hästi planeerida, mis on aidanud tal eesmärkideni jõuda. Lisaks oli ta õpilasfirma Krõntsukas meeskonna liige, panustades ettevõtmisse, mis pälvis tunnustust nii Raplamaal kui ka üle-eestilisel õpilasfirmade konkursil. Premeerime Mironit kooli meenega heade õpitulemuste eest. Palju õnne! Lisel Viimsalu. Esmalt paista vaikse ja tagasihoidlikuna, kuid tema sõbralikkus, hoolivus ja ettevõtlikkus teevad temast erilise inimese. Ta on usaldusväärne sõber ja meeskonnaliige, kelle panus viis Raplamaa parima õpilasfirma tiitlini ning pälvis rahva lemmiku tunnustuse. Klassijuhataja soovib, et sa usaldaksid endas peituvaid võimeid ning julgelt näiteks kogu maailmale, kui suurepärane inimene sa oled. Premeerime Liselli kooli meenega heade õpitulemuste eest. Palju õnne! Täname kooli poolt ka 12. A klassijuhatajat, õpetaja Michal Kirschingeri. Järgmisena esineb meile Susanna Saavan, kes mängib klaveril Beethoven sonatiin G-tuur.
B klassijuhataja Pirje Väljaotsa. Austatud kooli juhtkond, õpetajad, kõik kohalviibijad ja loomulikult õpetajad. 12B. See oli selle aastasaja esimese veerandi lõpul. Päike oli juba ammu tõusnud, kuid ei ulatunud veel silma paistma. Ei õpilastele klassis ega õpetajale klassi ees. Oli nii vaikne, et võis kuulda liiblika lendu akna taga. Olete seda kunagi kuulnud? Mulle vaatas selles klassis vastu 16 uudishimuliku silmapaari. Nii vähe õpilasi mõtlesin alguses. Kuid see esialgne mõte ei olnud päris õige, sest ka vähe inimesi võib täita kogu ruumi. Nii see tegelikult oligi, sest nendest noortest said minu inimesed. Sellest hetkest on nüüdseks möödunud pea 3 aastat. 3 aastat täis õppimist, kuid lisaks oli ka palju muud. Rõõmu ja naeru, mõnikord kurbust, pisaraid ja pettumusi, vaidlusi ja leppimisi, tegemisi ja tegemata jätmisi. Ja need lõputud vestlused. Meil oleks võinud ka kõik ülejäänud tunnid ära jääda, sest kui oli ikka vaja paika panna poliitiline seis Ameerikas, sõjaline olukord mõnes kriisikoldes või siis mõni muu probleem, näiteks kas või siin Kohila gümnaasiumis, milleks siis need ülejäänud tunnid veel vajalikud olid. Noored, te saite gümnaasiumi ajal hakkama ka esialgu võimatuna tunduvate ülesannetega. Näiteks 10. klassis jõuludeks koolimaja paberist lumehelbekestega kaunistamine või 11. klassis jõulunäidete tegemine või 12. klassi riigieksamid. Kõige keerulisem oli lumehelbekestega. Te olite igal ajal, ka reede või laupäeva õhtul nõus minema teatrisse, et vaadata Mäeküla piimameest või Tõde ja õigust. Igati mõistetav, sest noored intelligentsed gümnasistid veedavadki oma nädalavahetusi kultuuri nautides. Te kuulasite täiesti rahulikult ära kõik minu lõputud jutud õigekirjaoskuse vajalikkusest ja ilukirjanduse lugemise tarvilikkusest. Nüüdseks te juba oskate panna komad lausetes peaaegu õigetesse kohtadesse. Lisaks hoidsite esimest korda käes Tammsaare Tõde ja õigust ning teate peast teose esimest lauset, pea sama hästi kui Oskar Lutsu Kevad oma. Aga raamatu hoidmine ei tähendanud tingimata selle lugemist. Kuid alguseks asi selge. Juba 4. klassist on minu õpilased olnud Laura-Liisa ja Silver. Laura-Liisa on kõikide nende aastate jooksul alati meeles pidanud erinevaid tähtsaid hetki, kinkinud mulle imeilusaid kaarte, mille autoriks oli tema ema. Suur tänu nende eest. Ja Silver, meie klassi nii-öelda raudvara, on aastatega selgeks saanud, mida tasub rääkida, mida mitte. Kuid näiteks 4. klassis rääkis ta ühe hingetõmbega ära kõik oma pere nädalavahetuse tegevused. Jah, ma mäletan neid sigu. Head aineõpetajad, tänan teid mõistva suhtumise ja koostöö eest, sest kõik head tulemused sünnivad eelkõige hästi toimivast koostööst õpilase ja õpetaja vahel. Samas loodan, et suudate kunagi andestada nende mõnikord teravamad ütlused ja ka selle, et 1. aprillikuu hommikul ei olnud osades klassides kõik asjad päris oma koha peal. Ja lisaks loomulikult ka igasuguse kipra puudumise selles oma päevasöökidest. Lapsevanemad, mul on väga hea meel, et just teie lapsed minu klassi sattusid. Tänan, et te meie tegemisi siin koolis üldsegi ei seganud. Kuid samas oli tore näha, et arenguvestlustelt või klassikoosolekutelt kiiresti keegi lahkuda ka ei soovinud. Tänan, et olite mõistvad ja usaldasite meid. Noored, 3 tähelepanekut veel. Esiteks, koostöö on elus oluline.
jah, mõnikord tuleb teha koostööd ka nendega, kes seda teha ei soovi ja kellega isegi ehk ei soovi. Kuid tuleb proovida, enamasti see õnnestub. Teiseks, e-kirjakastil on olemas selline pisike asjake nagu teavituste nupp. Kindlasti leiate selle pika otsimise peale üles. Palun lülitage see sisse, sest äkki soovib keegi teile midagi kirjutada nii, et te seda ka loeksite. Kolmandaks, kõik meie klassireisid on olnud omanäolised ja tunevad. Eriti huvitavad olid need pikad ööd, kus mul oli aega mõelda terve oma elu üle järele ja veel pikemad päevad, mis osutusid teist osade jaoks tõeliseks katsumuseks. Aeg-ajalt mõtlesin siis küll, et kuidas ma teid õpetasin, aga teie olete ju täiesti tavalised noored inimesed, kes peavad enne tarkade otsusteni jõudmist ka kõik oma vead ära tegema. Head lõpetajad, terve lend. Tehke tööd ja nähke vaeva. Siis tuleb armastus. Väidetavalt on Tammsaare seda kirja pannes mõelnud, et kui sa teed tööd ja pühendud millelegi, siis sa tegelikult armastadki seda. Just seda ma teile soovingi. Sellist elu, mis teeb teid õnnelikuks ja selliseid tööd ja tegemisi, mida teete suure pühendumuse ning armastusega. Imelist elu teile. Tänan. Nüüd jagame kättega 12. B lõputunnistused. B-klass. Anname välja gümnaasiumi lõputunnistuse hõbemedaliga ja kustutame kooli õpilaste nimekirjast. Premeerime kooli meenega väga hea õppedukuse eest ja kanname kooli auraamatusse. Liisbet Lillemaa. Südamlik ja lahke inimene, kes alati naeratab vastu, isegi siis, kui naerutuju endal ei ole. Ja kui midagi jutustab, siis kogu südamest. Kui lisada siia juurde veel arukus ja abivalmidus, siis paremat inimest lihtsalt ei ole. Palju õnne! Arvo Pajur. Vaikne, kuid väga tark, väga abivalmis ja väga hea huumorimeelega noormees. Suurepärane abiõpetaja klassikaaslastele, sest teab ja oskab edasi anda kõike, alates loetud teoste sisust kuni matemaatika võrrandite lahenduskäikudeni. Suurepäraste õpitulemuste eest kogu gümnaasiumi vältel matemaatikas tunnustame Arvot ka aine kiituskirjaga. Palju õnne! Anname välja gümnaasiumi lõputunnistuse ja kustutame kooli õpilaste nimekirjast. Elisabeth Kattai. Kunstihuviline Elisabeth, kel oli koolis iga päev erinev kunstiõpik kaasas, on tark ja motiveeritud, armas, mõistev ning ilus inimene, kelle puhul võib väita, et kõik vajalik saab tehtud. Vahel et väikese viivitusega, kuid alati tehtud. Premeerime Elisabethi kooli meenega heade õpitulemuste eest. Palju õnne!
Tõnis Koppelmann. Tõnise kõrvu lukustab lauluhääl ja naljad, mis iga aastaga aina hullemaks läksid, ei unune ühelgi klassikaaslasel, kuid nende naljade taga peitub intelligentne noor inimene, kelle võimed lubavad elus saavutada nii mõndagi. Palju õnne lõpetamise puhul. Annabel Kosk. Annabel võib tunduda vaiksena, kuid tegelikult on üsnagi jutukas ja vägagi hea vestluskaaslane. Lihtsalt tuleb temalt esimesena küsida. Alati ei peagi kõige valjemini kõlama selleks, et elus kaugele jõuda. Palju õnne lõpetamise puhul. Silver Kuik. Silver on kõige suurem lobiseja üldse, kuid tema jutt ei ole üldsegi lihtsalt loba. Tähelepanelikum kuulaja mõistab, et sel noorel mehel on palju tarkust ja arukust varus. Alati kohal, alati olemas, ilma temata ei kujutaks seda klassi ettegi. Premeerime Silverit ka kooli meenega heade õpitulemuste eest. Palju õnne! Albert Lepassepp. Südamlik ning lõbus. Tal on aega küll, sest kes ei teaks ütlust, et tark ju ei torma. Ta ei tormagi, kuid jõuab nii klassiõdedele kooliust lahti hoida kui ka pidudel kõlarit tassida. Ka lõpuaktusele jõudis, ei hilinenudki. Premeerime Albertit kooli meenega heade õpitulemuste eest. Palju õnne! Laura-Liisa Liiva. Alati tore, rõõmsameelne ja lahke neiu. Vaatamata oma pikkusele saab hakkama ka olukordades, kus palju pikematki ei saa, sest suurepärased lahendused nõuavad sentimeetrite asemel nutikust ja seda Laural on. Premeerime Laura-Liisat ka kooli meenega heade õpitulemuste eest. Palju õnne! Jarko Maasel. Tehnika ja IT-huviline Jarko on konkreetse jutuga noormis juhul, kui on millestki rääkida. Tegelikult on ta rahulik ja mõistlik noor inimene, kes teab ja oskab alati millestki asjalikust rääkida. Palju õnne lõpetamise puhul. Ranelle Saaman. Tore vaikne neiu ja väga äge inimene. Ranelle on mõistlik ja asjalik noor, kes teab, mida tahab ja teeb kõik selle nimel, et seda ka saada. Palju õnne lõpetamise puhul. Carol Tamm.
ema tegutseb, oskab seista nii enda kui teiste eest. Palju õnne lõpetamise puhul! Kaspar Taavet Tee. Igati mõistev ja vahva noormees, kel on asjadest oma arvamus ning ta ei karda seda ka välja öelda. Muusikatunnid kitarrimängu saatel olid klassikaaslaste jaoks lõõgastavad ning teinekord ehk parim osa koolipäevast üldse. Palju õnne lõpetamise puhul! Sandra Uustalu. Väga energiline ja alati rõõmsameelne neiu, kelle positiivne suhtumine nakatab ka teisi. Lisaks on ta ülimalt abivalmis, alati valmis kaaslasi aitama ja toetama. Premeerime Sandrat ka kooli meenega heade õpitulemuste eest. Palju õnne lõpetamise eest! Grete Lõismets. Greteli puhul peab paika ütlus, et rääkimine hõbe, vaikimine kuld, kuid see ei takistanud olla õppimise suhtes tubli ja kohusetundlik ja tundidesse ei hilinenud ta kunagi, alati oli varem kohal. Suurepäraste õpitulemuste eest eesti keeles tunnustame Gretelit ka aine kiituskirjaga. Palju õnne lõpetamise puhul! Täname kooli poolt ka 12. B klassi juhatajat Pirje Väljaotsa. Nüüd saavad sõna lõpetajad ja palume siia ette 12. A klassist Stenni. Tere kõigile! Nüüd jääb küll minu eesti keele õpetajale pähe krivelema, kas on minu kirjutatud kõne üldse. On raske uskuda, et see päev on käes. Ausalt öeldes arvasid ilmselt mõned õpetajad juba 10. klassis, et me ei jõuagi siia. Aga näe, jõudsime. Mõni küll napilt, aga lõppude lõpuks oleme täna siin. Need 3 aastat on õpetanud meile paljud. Näiteks seda, kuidas väiksele tardlikule mahutada kõvasti rohkem toitu, kui seal tegelikult olema peaks. Ja et teen nädalavahetusel ära, tähendab tegelikult teen pühapäeva õhtul kell 23.59. Ja seda, et kui õpetaja ütleb, et see tuleb kindlasti kontrolltöösse, siis 90% ajast ta valetab ja ta on lihtsalt meie tähelepanu. Meie klass on olnud tõeliselt omanäoline. Meie seas olid ka omad legendid. Need, kes jõudsid alati täpselt kella peale, need, kes ilmusid, millal nad õigeks arvasid, ja ka need, kes jõudsid ainult lingini ja said aru, et pole mõtet proovida. Need siis olid Kristoffer ja Kauri. Igal hommikul leidus vähemalt üks inimene, kes jõudis kooli teiseks tunniks ja vähemalt üks, kes oli veendunud, et kontrolltöid ei olnud selleks päevaks, kuigi tegelikult oli neid palju. Oli ka loomulikult neid, kes ei viitsinud isegi koolikotti kaasa võtta, sest kellel seda ikka vaja. Meie klassid on olnud eriline ka oma ideede poolest, mille tulemusel on nii mõnedki uued reeglid juurde tulnud.
näiteks, mida tohib ja mida ei tohi öelda tutipeol, ja et kooli ei tohi viimasel päeval nii sassi ajada, et terve koolipere peab esimene tund seda kolistama. Palun vabandust. Suur aitäh õpetajatele! Te olete näinud meid meie parimatel ja meid ka mitte nii parimatel hetkedel. Te olete näinud meid unistamas, pingutamas, aknast välja vaatamas ja vahel ka isegi magamas, eriti mind. Te olete lugenud kirjandeid, mis valmisid koostöös sõbra ChatGPT-ga, kuulanud vabandusi, mis vääriksid lausa omaette juba päevikusse viite ning peale kõike seda ikka leidnud kannatust meid edasi õpetada. Vahel jäi küll tunne, et õpetajad õppisid kannatuse kohta rohkem kui meie tunni teemat. Ja muidugi aitäh meie klassile. Need 12 aastat tegid talutavaks just need inimesed, kes siin täna mu kõrval kõik istuvad. Me suutsime teha grupiteid nii, et üks inimene tegi kogu töö ära, teine ütles, ma võin joonistada ja kolmas küsis esitamise päeval, kas meil on mingi esitus. Aitäh ka meie vanematele, kes uskusid alati meisse ja olid meile toeks nendel aastatel. Need mitmed ööd, kus nad pidid kannatama kuulates, kuidas vene keeles tuleb järgmiseks päevaks 20 lauset pähe õppida. Või kuulma sõnu, see pole minu süü, kui stuudiumis on märkus igaks. Lõpetuseks tahan soovida meile kõigile, et meil läheks elus hästi. Ja kui kunagi peaks elu keeruliseks minema, siis tasub meenutada ühte asja. Me elasime selle kooli juba üle. Pärast seda ei tundu enam miski nii võimatu. Õpetajad, nüüd võite lõpuks välja hingata. Vähemalt meiega on nüüd kõik. Palju õnne meile kõigile ja tuld tiibadesse. Aitäh! Järgmisena saavad sõna 12. B-klassist Carol ja Sandra. Me oleme seda nii palju harjutanud, aga ikka hakkame iga kord võtma, nii et loodame parimat. Lugupeetud direktor, õpetajad, lapsevanemad, külalised ja kallid õpetajad. Täna seisame siin hetkel, mida oleme kaua oodanud, kuid mis tundub kohale jõudes kuidagi uskumatu. 12 aastat tagasi alustasime koolitööd väikeste ja natuke hirmunud lastele. Mõni meist ei osanud veel korralikult tugeda, mõni ei osanud kinga peale istuda ja mõni arvas, et kõige raskem asi koolis on vahel küll soovast ilma kukkumata. Täna lahkume siit noorte inimestele. Nende aastate jooksul oleme õppinud palju. Oleme õppinud valemeid, võõrkeeli, kirjandust, ajalugu ja palju muud. Kuid veel olulisem on see, et oleme õppinud tundma iseennast. Oleme õppinud, kuidas tulla toime ebaõnnestumistega, kuidas rõõmustada saavutuste üle, kuidas olla sõber, kuidas võtta vastutust ja kuidas pärast raskeid hetki uuesti edasi minna. Kool ei ole kunagi olnud ainult koht, kus omandada teadmisi. See on olnud koht, kus on sündinud sõprused, mida kanname endaga kaasa veel aastaid. Koht, kus oleme õppinud unistama suurelt ja uskuma, et meie tulevikul pole täpselt nii suur, kui julgeme sellel olla. Täna soovime tänada inimesi, kes on aidanud meil siia jõuda. Aitäh õpetajatele! Teie töö ei seisna ainult teadmiste edastamises. Te olete õpetanud meid mõtlema, küsima küsimusi, otsima vastuseid ja nägema maailma laiemalt. Teie usk meie võimetesse on sageli olnud suurem kui meie enda usk iseendasse ning selle eest oleme südamest tänulikud. Aitäh meie vanematele! Teie olete olnud meie kõige suuremad toetajad. Te olete olnud olemas nii rõõmudes kui ka raskustes, kuulanud meie muresid, tähistanud meie võite ja aidanud meid edasi ka siis, kui teed juhustada. Soovime ka eriliselt tänada oma klassijuhataja, kallis õpetaja Pirje. Igaühe teekord sinuga ei ole veel samal ajal. Mõni meist kohtus sinuga juba 5. klassis, mõni alles gümnaasiumis. Kuid olenemata sellest, kui kaua meie teed koos käisid, oled sa järgmist igaühele oma jälje. Sa oled olnud rohkem kui õpetaja või klassijuhataja.
sa oled olnud inimene, kelle poole sai alati pöörduda, kes oskas kuulata, toetada ja julgustada ka siis, kui me iseendas kahtlesime. Me ei mäleta võib-olla kõiki tunde või vestlusi, kuid me mäletame seda tunnet, et meie kõrval on keegi, kes hoolib ja meie eest võitleb. Aitäh sulle kannatlikkuse, toetuse ja usu eest. Aitäh, et olid meie jaoks olemas. Suur aitäh ka meie klassikaaslastele ja üldse liidukaaslastele. Teiega oleme jaganud suure osa oma elust. Oleme koos kasvanud, naernud, muretsenud, õppinud ja õnnistanud. Me oleme näinud üksteist nii parematel kui ka raskematel hetkedel ning just seepärast on meie side midagi eelmist. Täna lõpeb üks oluline peatükk, kuid see ei ole lõpp. See on algus. Me läheme edasi erinevatesse teedesse, erinevate eesmärkide ja unistuste poole. Mõni meist teab täpselt, kuhu ta suundub ja mis ta edasi ees ootab. Mõni elas otsib oma teed. Ja võib-olla peitubki sellest tuleviku elu. Me ei tea veel kõiki vastuseid, kuid me teame, et oleme valmis neid otsima. Kallid lõpetajad, ärge kartke teha vigu, ärge kartke alustada uuesti. Ärge kartke valida oma rada isegi siis, kui see erineb teiste omast. Olge uudishimulikud, olge julged, olge lahked. Ja mis kõige tähtsam, jääge iseendaks. Täna on põhjust olla uhke, mitte ainult tunnistuse või saavutuse pärast, vaid sellepärast, et oleme kasvanud inimesteks, kes on valmis astuma järgmise sammu oma elus. Palju õnne meile kõigile ja suur tänu kõigile, kes on olnud osa sellest teekonnast. Aitäh! Meie Leiva poolt on ka üks väike kingitus. 3 mängu, et noored ei veedaks siis liiga palju telefonis aega. Järgmist kuuleme Johannes Veinome. Tervist! Mulle ka mõni kõne seal on
täitsa mitmes rollis. Ma korraks astun sellest vallavalmi rollist korraks kõrvale ja olen korraks õpetaja. Viimasel õppeaastal on mul olnud võimalus umbes pooltega nendest siinsetest täna lõpetavatest noortest veeta reede hommiku esimene tund. Ilmselt poolel on natuke liialdus, sest et päris suure hulga jaoks ikkagi reede hommik 8:30 päeva alustada on ületamatu katsumus. Aga kõik need, kes olid kohal, mida siis oli selge enamus. Ma tänan nende huvitavate, kohati väga väljakutsuvate diskussioonidest, mis meil tundides olid. Loodan, et vähemalt osade jaoks olid need sama põnevad kui minu jaoks. Nii, nüüd ma vahetan rolli. Nüüd ma olen vallavanem. Härrad noored, kui te täna siit koolist astute välja, siis üks aktiivne side Kohilaga katkeb. Ja ma loodan, et ükskõik, kas haridusteed ei viib või mitte, aga ma loodan, et te astute natukene laia liigu. Te lähete käite ringi Eestis, Euroopas, maailmas ja peale seda, kui loodetavasti mitte liiga pikka aastate pärast, aga mõni aeg hiljem, kui on natukene teadmisi kogutud ja kogemusi ja natukene oskusi ka, siis te leiate siia tagasi idee, sest ma siiralt usun, et Kohila on kõige parem elamiseks üldse. Loodan, et oluline osa teist jagab seda. Ja kui ma siia jalutasin, siis ma mõtlesin, mis oleks see üks soov, mis ma tahaksin teile kaasa anda. Ja me elame kuidagi edukultuse ühiskonnas. Kui lehti lugeda, siis pidevalt ei näha, et kes on edukas siin ja seal. Ja siis ma ise olen väga palju mõelnud, mida see tähendab üldse. Ma olen püüdnud mõtestada edu enda jaoks. Ma olen enda sees jõudnud selle arusaamani, et kui on keegi, kes on hea enda vastu, on hea üldiselt inimeste vastu, siis minu kategooria järgi juba on ta väga edukas inimene. Ja teiselt poolt sinna kõrvale võiks tulla veel see, et ta võiks keskmisest rohkem olla rahul endaga, ehk et võiks olla õnnelik. Kui edukuse etaloniks võtta see, siis ma väga tahaks, et teist saavad, äkki olete juba, aga et selles tulevikus saaks äärmiselt edukad inimesed, kes on head ja kes on õnnelikud. Aga nüüd täna, kui tasutust välja, siis nautige seda tänast päeva täiega. Olge uudishimulikud, olge sihtküsimulised, võtke riske, need, mis on mõistlikud ja natuke need, mis on ebamõistlikud ka. Ja mõistlikus koguses tehke natukene mingeid hulluseid ja rumalusi ka. Need on need, mis kirjutavad teie lugu, mis kujundavad teid. Aga see on tored. Palju õnne ja ma hoian teile püüet, kuhu iganes elu teid kannab. Aitäh! Armas 67. lend, armsad hea koolipere ja armsad õpetajad ja vanemad. Kohila vallal on kombeks kõige säravamaid tähti lennus tunnustada, tänada ja tunnustada väikese rahalise tunnustusega. Ja siinkohal ma palun korra meie ette veel kuldmedaliga lõpetaja Maarja Vahi
ja hõbemedaliga lõpetaja Argo Pajuri. Ning väga-väga suur tänu Kohila valla poolt ka klassijuhataja Mikael Kissingerile. Ja väga-väga suur tänu õpetaja Pirje Väljaotsale. Ilusat suve kõigile! Nüüd kuulame 12. klasside bändi esitluses Karl-Erik Taukari lugu 7 tuule poole.
Nüüd on hetk, kus meie lõpetajad saavad tänada aineõpetajaid ja jagada koos neil ühiseid kauneid hetki.
palume nüüd korraks veel teil tulla oma kohtadele ja laulame ühiselt kooli hümni. Õpilaste õnnitlemine toimub kooli ees. Pildistamiseks palume koguneda kooli ette peale lõpetajate õnnitlemist. Pildil on väga oodatud ka aineõpetajad. Palume kõigil kooli lipu väljaviimiseks püsti tõusta, lõpetajatele tuult tiivasse ja kaunist suve!